Recording is on. Ahah. Nii, paistab, et kõik töötab. See on minu esimene ülekanne välistingimustes. Päris metsas ma ei ole. Arvake ära, mis koht see on. No ega te nende puude järgi vast ära ei arva, mis siin veel ekraanil näha on. Jupp, kuidas me seda nimetame nüüd, heinamaad. Ma olen siin küll parajalt kehval kohal tegelikult. Ei tahaks väga kauaks jääda elektriliinide alla. Aga ega see väga hullu ei tee ka, kui siin mõnda aega nüüd olla. Praegu peaks toimuma Peetri lasteaed põhikooli 7. digiklassi matemaatika nõustamine ja siin peaks praegu osalema Karolin. Kus on Karolin? Rasmus ja Markus pidid ka, aga mõlemad ütlesid tänaseks ära. Rasmusel said asjad tehtud juba õppetunni kestel, tahtis lihtsalt ma asja üle vaataksingi, oli õige. Siis ta rohkem ei tahtnud minu abi ja Markus teatas, et tal on mingisugune oma põhjus, huvitav, kelle põhjus siis veel, kui mitte oma. Et mitte siin olla. Ja osaleb järgmisel nädalal. Ma ei tea, kus kohas järgmine nädal seda teha võiks, võib-olla kuskil katusel. Aga praegu ma olen siin, ütlen siis ära, mis koht see on Haapsalu maantee. Ma olen teel Läänemaale, et osaleda hajutus 3. Ja hajutus 3 on seiklusorienteerumine, millele on nimeks pandud Läänemaa. Ma ei tea, kas kõik punktid, aga enamik punkte asuvad Läänemaal. Ja seal on võimalik valida 2 liiki seiklustüübi vahel. Üks võimalus on minna põhjalikult ettevalmistatult ja teine võimalus on minna põhjalikult ettevalmistamata. Mina olen see ettevalmistamata tegelane. Ma küll märkisin punktid enda kaardile, et ma teaksin, kui pikk see vahemaa enam-vähem on, aga ma ei valmistanud nii põhjalikult ette või ma ei plaani nii põhjalikult ette valmistada, et nüüd rada 2 kord läbi sõita. Sest see oleks overkill. 200 kilti juurde ja kui palju kütust veel ja mingi 20 €. Ja küll tegelikult ei ole väga palju, mõnikord võiks seda isegi teha. Aga homseks tahaks mingit kooliasju ka ette valmistada veel ja lihtsalt võiks ju seekord olla see puusalt paugutaja ehk siis selle seltskonna liige, kes lähevad rajale niimoodi, et siin on kaart, paneme nüüd aja käima ja 4+ tundi siis on ette nähtud. Ja et ma saaksin varem alustada, siis ma tulingi siia välistingimustesse, mõtlesin juba, et jõuan stardipunkti välja 14:30 seal ristis, aga ei jõudnud. Startisin liiga hilja ja Circle K's läks ka aega, seal viipemakse ei toiminud mul enam ja seal vist on selline süsteem, et iga teatud viipekorra järel tuleb jälle pinni panna. Ma ei tea, mitukümmend korda mul neid viipeid täis sai siis, et pinni küsib. Aga pinni ma ei mäleta, ma panin küll mingisuguse, mis ma arvasin, aga ilmselt see kaart läks nüüd lukku. Ma peaks mingis automaadis proovima, kas sööb ära või söö, vahet ei ole, siis saabki uue kaardi. Peab kohe pinni ära vahetama, ei saa niimoodi, et mitu kuud ei kasuta ja siis on lootus, et pinn veel meeles on. Aga tehnika siin välistingimustes, mis mul on, siin on HP ProBook, mida ma ei kasuta sisetingimustes, sest selle jaoks on mul Asuse Republic of Gamers, mis on suurema ekraaniga, pluss sinna külge ma olen ühendanud veel suurema 24-tollise monitori. Ja siin hakkab päris jahe juba, peaks külje pealt, kus on luku kinni panema. Selline mõnus jakk, siin on kaenla alused, saab lahti teha. Aga kuna ma siin dressi, bluusi all muud ei ole kui enda keha, siis on praegu siin tuule käes veidi jahe.
ja see on nüüd üks väga mõttetu otsik. Ma ei teagi, kuidas seda hästi siia külge saaks panna. See peaks kaitsma tuule eest, aga see lendab tuulega hoopis ära. Proovin veel siia, äkki saab kuidagi, äkki nüüd jääb külge. Teised ka kurdavad, et see on kõige sitem osa selle Rode Wireless Go puhul. Aga samas mul on lavalier mikrofon, ma võin siin kaugemale jalutada, ma võin tegelikult sinna metsa äärde minna ja te kuulete mind. Te, kes te hiljem vaatate, praegu kedagi peale minu ei ole. Ma nüüd saan käigu pealt selle luku ka kinni, et vähegi soojem oleks. No, nii. Natukene see liigub. Hästi vähe küll. Sain kinni. Väga hea, nüüd on natukene soojem. Siin metsa ääres on maasikataimed. Küll natukene lähedal maanteele, kuigi seal on kuusesalu vahel. Kuuse eksis, ütleme, aga need kuused on ikka mitmekümne meetri kõrgused. Ma ei tea, kui kaugel ma praegu olen. See peaks 75 meetri pealt võtma otse ühenduses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5. No umbes pool seda vahemaad. Aga ma lähen nüüd sinnapoole, tõesti loen samme ära, loen 80 sammu, loen 100 sammu ja vaatame, kas see heli katkeb vahepeal. Ma lähen tagurpidi kõigepealt, kaamera suhtes siis tagurpidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 50, 1, 2, 4, 5, 8, sammud, kui mul on sammud nüüd meetrised, ma ei tea, kas on, siis see viimane piir. Ei ole mõtet edasi minna vast. Ja niikuinii on juba katkenud. Ma olen nüüd 120 sammu kaugusel. Ja nüüd ma hakkan näoga ehk siis mikrofoniga või see on siis saatjaga vastuvõtja suunas tagasi kõndima. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 110. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. See on siis 100. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 90. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 80. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 70. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 60. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, 30, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja olen tagasi. No pole siia vahepeal keegi liitunud. Ma vaatan igaks juhuks oma helisätted nüüd üle, et millise tugevusega üldse see mikriheli siia sisse tuleb. Noh, peaks tulema korralikult, vähemalt näitab, et peaks tulema korralikult. Nojah, siis millest võiks rääkida, eks no konsultatsiooni aeg sai paika pandud ja Karolin, kui sa nüüd konsultatsiooni ajal ei tule siia, siis ma ei anna sulle rohkem sellist võimalust. Sellepärast, et saad sa aru, sa oled ainus praegu, kes peaks siin olema ja minu aeg jookseb. Ma võiksin praegu olla võib-olla juba kohal ja kindlasti ma oleksin praegu juba kohal Risti Krooningu tanklas ja ma võiksin juba alustada orienteerumist. Aga ma ei saa, sellepärast, et ma ootan siin, et võib-olla sa veel tuled. Ja veerandini ma pean siin ootama. Ma veerandist lähen edasi, näen, et tuleb juba päike ka pilve tagant välja. Seal taga on veel pilvi palju. Täna selline vahelduva pilvisusega ilm ole. Natuke veel võib-olla tehnikast. Siin küljes ripub mul rööde vastuvõtja ja see näitab ekraani pealt kõigepealt, milline on siis helitugevus vastuvõtjas. Ja kui ta läheb üle selle piiri, siis ta praegu on kollases tsoonis. Ja kui ta juba punasesse läheb, siis tähendab, et ta saab heli liiga tugevasti. Ja siin on detsibellide nupp. Praegu ta võtab kõige väiksema võimsusega. No, et ei tuleks seda maanteemüra ja värki siia juurde. Nüüd ta peaks keskmise võimsusega võtma ja nüüd peaks maksimumvõimsusega võtma. Ma panen nüüd tagasi kõige väiksema võimsuse peale. Ja ühtlasi siin paremal on näha ka levi. Levi on praegu maksimaalne, sest need saatja ja vastuvõtja on üksteisele väga lähedal. Ja näeme ka mõlema aku staatust, mis on piisavalt täis. Muidugi ta laeb hästi kaua aega ja siis peab vahepeal kindlasti laadima enne järgmist korda, sellepärast et ei tea ju, kui kaua järgmine kord on vaja järjest kasutada. Spetsifikatsiooni järgi peaks 7 tundi vastu pidama. No ma olen testinud, kas vist oli 5,5 tundi. Ja siis on siin selline asi, millega saab kuskile kinnitada ja see on kõik. Sellega muide saab kinnitada ka vastava hoidikuga kaamera külge. Et sellesse kohta, kuhu välk muidu pannakse. Minul siin sellist kaamerat täna kaasas ei ole. Mul on GoPro kaamera Hero 8 Black ja sellega saab ka. Sinna ei saa küll külge ühendada sellist asja nagu välk otse. Küll aga seal on sellised vidinaid, et saab mingisuguse hoidiku külge eraldi panna. Ma olen niimoodi jooksnud, et mul see lamp oli vist siin ja kaamera oli siin. Ja pärast ma otsustasin, et ma ikkagi hoian lampi siin, sellepärast, et kui ma alla vaatan, siis on näha ka kaarti, aga siit kaarti ei ole näha. Ja parem on lamp panna siia. Ja täna mul vast lampi vaja ei lähe, kuskile sisetingimustesse ju ei minda ja väljas tahaks ikka enne pimedat küll hakkama saada. Iseasi, kui 2 tiiru teeks, siis läheks küll võib-olla vaja. Ja teine tiir olekski ainult läbi sõitmiseks. Natukene rämps sööki. See on Circle K 2-raudne, chorizo ja kabanois. Mendid sõitsid mööda. Aga võib-olla olid politseinikud.
tehnikast veel, mis siin kaasas on. Selline MagSoak K2 nimeline akupank, 50 000 milliampertundi, 185 vatt-tundi, polümeer liitiumi ioon akud sees. Ja see on selline asi, et kui ma täis laen, siis ma saan selle ühendada sülearvutiga, sülearvuti otsiku kaudu. Siin on eraldi liidesed, siit läheb sisse ja ma saan selle arvuti jaoks panna ühe liidese ja roogi jaoks teise. Selle kaudu saab laadida. Siis saab 12 volti ja ma praegu võtan rohkem, on 19, vahel annab 20, töötab ka. Mõlemad arvutid töötavad sellega. Ja siin on veel 4 USB laadimispesa. 2 on 2,1 ampri jaoks ja 2 on 1 ampri jaoks. See on parajalt raske, väidavad, et seda lennukisse kaasa võtta ei tohi, kuna see on üle piirmäära, mis on vist mingi 20 000 milliampertundi. Siis on mul kaasas veel Bluetooth kõlar, mis millegipärast roogiga ühendub ainult siis, kui mikrofon ei ühendu. See mikrofon siis. Ja vastupidi. Aga selle arvutiga suudavad mõlemad korraga töötada. Ma võtsin selle kaasast, võib-olla välistingimustes on veidi vähe kuulda, mis siin arvuti enda kõlaritest tuleb, kuigi need on ka väga head kõlarid. Aga see on ikka väga võimas pill. Siin saab ekstra bassi sisse lülitada, see ongi sisse lülitatud mul. Tuleb natukene tummisem heli. Siin on palju kõlareid sees tegelikult ümber ringi. Üks kõlar saab tekitada sellist surround heli ja mitu sellist kõlarit saab ka omavahel paaritada. Aga mul on ainult üks, mul ei ole rohkem vaja läinud. Sellega saab panna siis, tegelikult selle külge saab vist ühe veel panna, et siis on nagu vasak ja teine on parem. Ja selle kaudu peaks saama ka juhtida näiteks nutitelefoni või helistada, aga ma üldiselt kõnede jaoks ei vaja seda. Sellega saab testida, kui täis see on. Kuulame. Fully charged. Fully charged. Täitsa täis. Ja need miinus ja pluss, need on helitugevuse jaoks. Ja kusjuures siit ekstra bassi osas saab veel ka selle ümbritseva valgustuse sisse lülitada, et siis ta hakkab suvaliselt vilkuma, aga milleks seda vaja on, see võtab ju voolu. Ja siis on paaritamise nupp ja siis see välja lülitamise nupp. Ja siin taga, siia saab mikro USB otsiku panna. Selle kaudu saab laadida. Keskmine reseti nupp, seda ma pole kunagi kasutanud. Ja viimane on audio in. Selle kaudu ma proovisin mikrofoni ühendada, see tuli väga jubeda heli kvaliteediga. Ilmselt sellepärast, et see heli, mis läheb siit, ei see, mis siia sisse tuleb, see tuleb high fidelity, see on väga hea kvaliteediga. Rohkem infot tuleb läbi korraga, kui see heli, mis läheb siit arvutisse. Mul on igaks juhuks kaasas veel üks akupank. See on GB20, 4650 jouli. Ja see on selline riist, millele saab külge ühendada akuklemmid. Ja ma olen sellega mingi 5 korda kindlasti ilma uue laadimiseta oma mahamüüdud auto akut käivitanud. Ja siia saab USB otsa panna, et siis nüüd sellega laadida midagi. Ja seda ise saab laadida siit mikro USB kaudu jälle. Ja seda saab ka lambina kasutada. Praegu ei tüüta seda. See läheb ikka päris jahedaks kätte ära. See temperatuur võiks olla. Ikka siin kedagi veel ei ole. Hakkaks vahepeal hindamisi tegema. Ma tahaks siin õues küll teha. Teinekord peab ikka vaatama, et mingi sellise temperatuuriga, mis on nagu alla 15 kraadi väga ei kipu välja. Ja muide, see telefon on praegu sellise akupanga külge ühendatud. See on Kisit. Võtan selle korraks siit välja. Kisit, jah.
selline asi. Siia saab 3 väljundit panna ja 3 väljundit ja siis 1 micro USB sisend on laadimiseks. Ja ka seda saab lambina kasutada. See peab ka väga hästi vastu, see on 20 800 mAh, 77 vatt-tundi. Ja selle saab, sellega ma käisin Maltas ja Sitsiilias matkamas. See oli mul 5 nädalat kaasas ja sellest võib-olla 3 nädalat aktiivses kasutuses. Endiselt on mul kaasas siin XP Pen Deco 01, töötab ka siin, kui on üks ekraan, pole probleem. E-Verki kott, seda võiks ka näidata, selline sülearvuti kott. Seda te olete koolis näinud. Sellel on nii-öelda eluaegne garantii või 30-aastane garantii. Üks selline kott juba läks katki nimelt see osa siin, mis pudelit hoiab, see tuli küljest lahti. Ja siis ma tahtsin lahendust saada ja mul oli valida 3 valiku vahel. Et kas ma saadan selle Amazoni kaudu tagasi, mis võtaks aega. Teine variant oli see, et ma lõikan need rihmad läbi ja teen pilti ja siis mulle saadetakse uus. Ja 3. variant oli see, et ma lõikan ära siit seest kuskilt. Ma ei tea, kas see siit ka näha on. Aha, on küll näha. Siin külje peal on väike selline seeria kood või seeria tunnus. Tahaks nüüd seda paremini siia kaamerasse suunata. Tegelikult mul on ju siin ka kaamera, aga see telefoni kaamera on ikkagi hullult parem. Siit on nüüd näha natukene see kood. See tuli ära lõigata, pilt teha ja lisaks veel võtta allkiri või dokument, et see on mingile heategevusorganisatsioonile annetatud. Ma annetasin selle oma organisatsioonile, tegin endale head ja sain uue koti. Ja kott on päris selline korraliku hinnaga, mingi 100 euri. XP Pen oli mingi 50 euri umbes, Röde Wireless Go on vist mingi 2 sotti. Ma ei mäleta, palju see läpakas oli, mingisugune tonnaringi, see oli siis, kui euro just tuli. Kisiti akupank, seda ma ka ei mäleta, võib-olla mingi 30-40 euri. Telo ise, Mia 2, 200 euri umbes. See suur akupank, ja ma tegelikult ei mäleta, palju need on. See asi oli mingi, ma ei tea, vist 70-80 euri. Aga need on väga hästi vastu pidanud ja peavad ilmselt veel päris kaua aega vastu. Auto muidugi päris krõbeda hinnaga. Ma ei tohi öelda muidugi, mis hinnaga. Aga iga kuu maksan 5 sotti sellest tagasi. Tuuletõkke on maha kukkunud. Aga your microphone appears to be noisy. Kas tuul puhub liiga palju? Nüüd peaks okei olema. Nii. Miks see kaamera ei tööta siis? On ju webcam nagu. Ma olen siin 25 minti olnud juba.
ma ei saa kaamerat ei sisse ega välja lülitada, ta lihtsalt ei tööta. Noh, siin ei ole ka kedagi. Kaua ma siin endaga räägin siis. 11 minutit veel, selle aega ei jõua mingeid hindamisi ka teha. Ma vahetasin eile autorattad ära. Ei, pühapäeval. Pärast seda, kui ma tegin parima jooksuaja vanalinnas, 23 minutit, tegin pika puuga eelmisele liidrile ära, kelle aeg oli 27 minutit. Mulle meeldib, kui ma saan hea tulemuse, eriti kui see on peale nii suurt pingutust. Pärast seda vastasin autorattaid. Ma sain peaaegu krambid jalga. No näe. Võt see asi oli abiks, sellega tõstsin auto üles. Ei olnud midagi suuremat vaja. Kuigi kõige raskem osa sellel autol on paremal ees. Ja kui ma sealt hakkasin tõstma, siis reaalselt nagu tõusis hoopis parem tagumine osa. Ja mul läks ikka oma 4 tundi vist läks ära. Pärast puhastasin neid rehve veel ja velgi ja tassisin. No ühest küljest võiks öelda, et võiks ju mõnuga võtta, maksta aastas mingi 30-40 euri rehvi hotelli eest ja lasta seal ära vahetada ka veel mingisugune 20-30 euri. Noh, 2 korda aastas tasakaalustavad veel ära ka ja mida nad ei tee. Nad ei puhasta, nad ei pane sinna vahele seda kuradi vasemääret, kuigi poltidele oli pandud. Ma ei saanud 2 turvapolti hästi lahti, seal oli natukene pea maha keeratud. Siis ma neid ma ei pannud enam tagasi. Panin tavalised. Öeldi, et kui keegi varastada tahab, siis turvapolt ei ole tänapäeval ka enam mingi probleem. Aga minult ei varastata. Siis ma ei lase. Ma ei taha. Ma ei mõtle selle peale. Jah, ja sellega ma võiksin nagu selle summa kokku hoida, aga teisest küljest jällegi, jah, see ajakulu on ainult ühel päeval. Ja mida rohkem ma rattaid vahetan, seda kiiremini mul läheb. Tegelikult nüüd ma peaksingi ära kontrollima, mis ma siin passin. Ma hakkangi fikseerima ära, sest tuleb esimese 50 kilomeetri järel umbes kontrollida. Vaadake, palju ma täna sõitnud olen üldse. Google'ile võiks ju locationi anda, eks. See on isegi näitamaps. Siia tuleb üks veok. DB Schenker. Keegi vist tellis kaupa. Aga siit ma ei leia ju. Nagu ei olegi midagi. Kuidas seda teha siis?
kuidas ma saan anda permission'it? www.google.com. nii, Google. www.google.com. oota, siin on mingi location. Hello. okei. mis siin veel oli? See oligi. Hea küll. nüüd tuleb reload teha ja pärast seda Google Maps teab, kuna võiks tegelikult seda ekraani share ida. vaatame, kui hästi see siin õues toimub. oota, kas see on see või? see jah, aga mul siin muud Chrome'i akent ei ole. nii. kas ma ei saa siia panna nagu current river? paistab, et ta ei saa ikka aru, kus ma olen. ta arvab, et ma olen, mis asi, congestion on Primorskoje šossee. ei no kuulge. Try it again. Google. ütle, kus ma olen, ma ei ole kuskil Jõhvis. peaks olema, ma ei tea, siit Laitsest ma sõitsin edasi juba. ei, see ei suuda siit midagi välja võluda. mõnes kohas on mingid keelumärgid. okei, road close. kus ma võiksin olla siin? kuskil siin. natukene suuremaks. ma mäletan, et Laitsest ma tulin küll. see on Keila. kus see Laitse on? Turba. Laits oli seal. Hingu oli viimane. okei. Ääsmäe, Haapsalu, Rohuküla ütleb, et 28,9. no ma olen liiga vähe sõitnud praegu ei ole mõtet. ma olen ristile ja seal teen ära. tahaks ikka enne suurt sõitu olla veendunud, et rattad alt ära ei kuku. jälle mendi auto. või olid need hoopis politseinikud? no sellel nüüd 4 tulukesest 3 põlevad. selle ajaga, no 2 minti järg.
kui see DB Schenkeri auto pole tagasi sõitnud. No nüüd tuleb tagasi. Ja küll, aitab küll. Matemaatika nõustamine oli järjekordne minu enda lõbus aja veetmine. Ja Karolin, ära palun rohkem konsultatsiooni taha, eks.